Tere ilusat teisipäeva. Taas kord aeg teisipäevaseks AI õpijampsuks või automatsioonijampsuks. Ja täna on meil eriti põnev teema, sest mul endal ka vaja see asi ära teha. Nimelt siis kodulehele lisada uudiskirjaga liitumise vorm. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja minu ülesandeks on viia läbi siin grupis laive inimestega, kes näitavad meile, kuidas midagi ise ära teha. Tere Külli, tere Jaanika. Andke kindlasti kommentaaris teada, kus teie meid kuulate, sest meie tänane külaline, Sidney Lukka, kes on siis virtuaalne assistent, on meie kõnega täna Norrast, elab Norras. Tema taust on üle 10 aasta kokanduses, kus õppis organiseerimist, vastutuse võtmist ja meeskonnatööd. Ja mulle nii meeldis, Sidney, et sinu ettevõtte nimi Lunovia sümboliseerib uusi algusi ja võimalusi. Täpselt seda, mida sa siis oma klientidele pakud. Nii, võite tulla pilti, Sidney. Ja küsin, et kuidas sina leidsid tee üldse virtuaalse assisteerimiseni, enne kui me alustame? Sest kui ma veel Eestis elasin, mul üks tuttav oli tegelenud sellega ja kui ta sellest rääkis, siis ta silmad lõid nii särama ja siis ma mõtlesin, ma tahan ka seda, ma tahan ka tunda, mis tunne on, et kui mu silm lööb täpselt samamoodi särama ja mingi nagu säde sees tuleb kohe, kui ma millestki räägin või mida ma teen. Et kunagi ma tundsin seda, kui ma kokana olin, aga nii palju stressi ja pinget võttis selle sädeme täitsa ära, aga nüüd ma tunnen, et see on täitsa uuesti olemas, et nii äge tunne on. Ja nii põnev, et üks säde andis teisele sädeme. Jah, täpselt. Ja see oli nakkav. Jaa, täiesti. Merle tervitab meid, Jaanika tervitab meid Tartust, Eve Tallinnast. Ja täna me räägime siis sellest, kuidas lisada uudiskirjaga liitumise vormi. Sidney näitab meile, kuidas seda täpselt teha. Jah. Ja võid nii ka kommentaarides teada anda, et kas sinul on juba see liidestus ära tehtud, et kõik ilusasti kohe kodulehelt saad ka uudiskirjalisti. Kõigepealt ma alustaks sellega, et minul on endal kontaktvorm 7 kodulehel pandud, et esimene abivõtmega on sellega seotud. Nii, üks hetk. Nii, täiesti algusest teha, siis tuleb pluginatest lisada kontaktvormile Smiley liidestus, otsida lihtsalt Smiley for kontaktvorm 7 ja see on natukene aeglane. Nii, kui see on tehtud, siis tuleb minna oma kontaktvormi peale, peale aktiveerimist muidugi, et saaks selle seadet või ära liidestatud. Ma ei soovinud ise rakendada seda, nii et ma tegin duplikaadi, aga seda ei ole vaja teha. Kui teil on kontaktvorm olemas, võtke lihtsalt seesama lahti ja teil on täpselt seesama koht seal olemas. Järgmisena on Smiley'st võtta seaded, liidestused ja siis peate looma uue kasutaja API ligipääsu jaoks. Sest kui te panete lehe kinni, siis kaob see API võtme kehtivus ära lihtsalt. Kasutaja ja alamdomeen, copy paste ida kõige lihtsam ja siis API võti ja kinnitate ära. Seda otseselt nagu näha ei ole, aga see on siis teil olemas selle kontaktivormiga. Panete lihtsalt selle kontaktivormi koodi soovitud asukohta oma kodulehel. Ja siis nii, üks hetk. Ja näitad siis seda meil ka täna, kuidas WordPressis selles keskkonnas siis teha seda. No kõik ongi niimoodi, et WordPressis koodiga, et otseselt seda ma ei leidnud, mida teha niimoodi otseselt. Kõige lihtsam on, ma võtan koodi kuskil sealt Smiley'st või MailerLite'ist. Hetkel ma võtsin Smiley API võtmega,
aga need palju lihtsamalt viise on ka tegelikult kui see keeruline, mis ma tegin. Et panete selle sinna ja siis see on olemas. Et see ei kohane teemaga. Muidugi testisin ka praegu, kuidas see jääb, et näha oleks ikka, et kuidas see läheb või kuidas aru saada, et on kodulehe pealt tulnud see vorm või noh, päring, et mille kaudu see kontaktilisti läheb. Et siis ongi ja seal on näha sõnum ja nime all on põhimõtteliselt siis, mis sinna läks. Ja ma tegin kohandatud vormi eelnevalt, et näidata lihtsalt, et kui on juba valmis vormid olemas, mida sooviksite kasutada, mida olete näiteks varasemalt kasutanud maandumislehtedel kuskil, siis lihtsalt võtate sellesama URL-koodi, panete selle koodi sisse. Ma lasin selle koodi ChatGPT-l valmis teha. Ma lihtsalt ütlesin, et mul on Smile'is vorm, mis oleks vaja lisada sinna ja siis ta tegi mulle selle valmis kohandatud mõõtudega. Ma ütlesin, ma sooviks, et see oleks keskel ja see jääb täpselt niimoodi, et hetkel, kuna ma mõtlesin, et mul on hallikas sinine, et ma teen umbes sellise, et siin on lihtsalt see, et liit uudiskirjaga, nimed, siin muidugi ei pea nõusolekut andma, aga on võimalik nõusolek ka anda, et see on siis inimesel kohe selgesti ära näha, et see on, kui selles saadab, et siis ta on uudiskirja listis, teisega jälle ei olnud. Et siin on samamoodi kohe näha, et kontaktid tulid läbi, aga siin ei ole näha, et kodulehe kaudu, et kuna siin on teistmoodi ja MailerLite'is on ka võimalik. Seal mul on ka vorm eelnevalt valmis tehtud. Kuna see on hästi, mulle meeldis MailerLite kõige rohkem, sest see oli nii-öelda tühja taustaga, et lihtsalt kopib selle samamoodi ja täpselt nii nagu eelmisega paned selle koodi sinna sisse ja siis see ükskõik kuhu sa ka ei tõstaks seda, see kohaneb sul teemaga täpselt nagu oleks see seal sees niimoodi juba olnud. Et ei ole vahet, kas sul siis vahetad vahepeal oma kodulehe teemat või midagi, et siis sa ei pea hakkama mõtlema, et kuidas ma nüüd selle paika sean, et paned lihtsalt ka samamoodi copy paste ja liit uudiskirjaga on olemas. Kui seda nüüd siin tõsta, et siin on ilusti näha ka, et mul on täpselt niimoodi läbipaistval taustal. Ma alati soovitan testid ära teha, kuigi see toimib 99,9% ajast ilusti, aga vahepeal võib olla ikkagi midagi, et kuskil natukene on süsteem aeglane ja ei tule läbi algul ja siis sa jääd usaldama, et see võib-olla oleks, aga ikkagi igaks juhuks alati test ära teha. Lihtsalt näitasin, et kuidas see. Nii. Jah. Nii. et seal Võtan selle. lõpus, et seal lõpus sa näitasid, et sa saad seda lihtsalt lohistada nii üles Jaa. kõik kuhu. Ja, et ma olingi lihtsalt tõstsin ühest kohast teise ja see ongi täpselt samasugune, et ükskõik kus, näiteks kui mul on üleval punane ja all on sinine, ma panen sinise pealt punase peale, see on täpselt nagu oleks sinna sisse tehtud täpselt. Sest praegu jäi jah, selle MailerLite'i puhul oli ta nii hea, kohe oli seal kõik olemas, see Jaa. kujundus, et sa ei pea muretsema, et kuidas ta välja näeb visuaalselt, et väga ilusasti. MailerLite'iga on ja seal kõige parem mulle endale ka meeldis, et seal saad täpselt selle, võtate lihtsalt taustavärvi maha ja siis ta kohaneb nagu kameeleon. Kontaktvorm 7, kuna see kohaneb ka selle teema nuppude värvide järgi, et siis see otseselt on sul sellega seotud, et kui tehakse päring, et siis saad selle kaudu endale sinna kontaktlisti. See on nagu näitab ära kohe seal nagu teema all ja sõnumi all, et kus on tulnud, et siis saad nagu panna segmenteerida ära näiteks kodulehelt tulnud ja siis, kui teha ise kohandatud vorm, ma eelistan seda siis, kui on näiteks tehtud juba valmis maandumislehtede jaoks mingid vormid eelnevalt, et on vaja lihtsalt näiteks uuesti kasutada, siis võtad sealt selle, et
ei pea uuesti hakkama näiteks nullist vormiga pihta. et isegi ajasäästlik. Jaa. Sydney, sa praegu näitasid meile seonduvaid uudiskirjaga või selle liitumisvormiga seotud asju, aga mis teenuseid sa veel pakud ja mis on sinu lemmikteenus? Ma pakun kodulehe haldust, sotsiaalmeedia teenuseid ja siis vajadusel ma teen ka arveid ja vastan meilidele, aga kõige rohkem ma eelistan ikkagi sellist nokitsemistööd, et kodulehtedega ja sotsiaalmeediaga disainid, et kõik, mis nokitsemisega seotud, andke aga mulle. see on nii hea üleskutse, sest vahel osadele inimestele meeldib nokitseda ja osad takistavad selle ära lükata endalt, nii et siis Ja, on hea abiline, kes kohe naudib seda. ja. Ja Sydney on pannud endale üles ka sellisele lehele nagu teenusampsud.ee, mis on siis veebikooli ja assistendikooliga koostöös. Selline teenuseplatvorm, kust saab siis võtta teenust, et üks konkreetne teenus konkreetse hinnaga. Ja panen siia ka Sydney selle lingi, saab tutvuda tema pakutavate teenustega ka läbi selle platvormi. Kas sul praegu, Sydney, uuteks klientideks ka ruumi jätkub? Jaa, ikka leidub, kui tuleb mingi selline huvitav pakkumine, kui koostöö, kui energiat klapivad, siis ma võtan ikka kliente vastu. Kuidas me saame teada, kas see energia klapib? Tavaliselt me teeme tutvumiskõne ikkagi enne, sest kui koostöö käigus ka selgub, et energiat ei klapi, et see on alati võimalik leida sobiv uus inimene teisele, aga kui energiat klapivad, siis on lihtsalt töö sujub kuidagi palju paremini. Ja vaatasin ka, et su kodulehel on mugavalt kohe, et broneeri kõne, et saab selle 30-minutilise Jah. esmase konsultatsiooni ära teha. Ja panna Jah. siis paika selle plaani, et millega siis ja kuidas edasi minna. Täpselt. Aitäh sulle, Sydney, et sa tulid ja näitasid meile, kuidas seda kontaktivormi lisada kodulehele nii Smiley kui ka MailerLite'iga. Ja peatse kohtumiseni järgmisel nädalal siinsamas grupis. Ja tegelikult me kohtume ka sellel reede hommikusel õpijampsul kell 10. Ja meil lisaks toimub maikuus üle pika aja tasuta kodulehe tegemise väljakutse, tegelikult uue nimega õpinädal. Mina lihtsalt osalesin siis, kui oli väljakutse, nüüd on see nii mul meeles, et see oli väljakutse, mis ta tegelikult oli ka nädala ajaga panna koduleht püsti. Ja ma osalen ise ka seekord, et teen täiesti nullist endale uue kodulehe, nii et saab väga põnev olema. Ma panen siia ka lingi selle õpinädala kohta, et lihtsalt ennast ära registreeruda, et siis saab selle vajaliku koodi ja siis saab selle endale ligipääsu materjalidele. Ja alustame umbes seal mai alguses sellega. Ja aitäh, et tulid kuulama. Kui sa kuulad meid hiljem järgi, siis anna kindlasti teada, et kus sa meid kuulasid. Et nii vahva on hiljem ka vaadata, et kui keegi tuleb kuulama. Ja peatse kohtumiseni ja aitäh veel kord, Sydney, et sa tulid ja näitasid. Aitäh kutsumast. Kõike head.